Euroopa Liit on võtnud nõuks jõulisemalt kujundada liidu energiapoliitikat ja selle sammu ühe osana on võimalik alates 2026. aasta 1. juulist omada majapidamises 2 elektriarvestit, mis samas tähendab ka 2 erinevat lepingut. Miks? Aga ikka selleks, et tarbijal oleks soodsam ja võimalus valida. See täpne tehniline setup, et kuidas seda saab siis täpselt võimaldada, seda me alles hakkame turuosalistega välja töötama. Et siin on päris palju sellist teadmatust ka veel, aga suures plaanis ta peaks siis võimaldama, kui see on tehniliselt võimalik, mitut mõõtepunkti kliendile, aga siis selliselt, et ta ei saa seal taga hakata oma tahtsi ringi vahetama, vaid ikkagi ühe mõõtepunkti taga on teatud üksused, teise mõõtepunkti taga teised üksused. Mis see siis tähendab veel kord? Kui enne ja praegu on 1 elektriarvesti majapidamise kohta, siis nüüd on võimalik kasutada 2 elektriarvestit majapidamise kohta. Üks näitab näiteks börsielektrit ja tarbib börsi elektri järgi. Teine näitab võib-olla hoopis kellegi teise elektri hinda ja ostate sealt elektrit. Plaan ise on äärmiselt värske ja pole veel päris täpselt selgeks saanud, mida ja kuidas. Suurima turuosalise Eesti Energia jaoks on siin veel väga palju küsitavusi. Elektrimüüjate vaatevinklist tegelikult ongi kõige keerulisemaks teeb see nende tarbimise prognoosimine. Et kui me saame valida, et ühes mõõtepunktis tarbime ühe tootja elektrit ühel päeval ja teisel päeval teise elektrimüüja elektrit järgmisel päeval, siis tegelikult teeb see selle tarbimise prognoosimise hästi keeruliseks nii päev ette, et energiasüsteemi balansis hoida ja ka tegelikult ka fikseeritud lepingute sõlmimine on võrdlemisi keeruline. Seega Eesti Energia vaates tuleks see väga täpselt ära fikseerida. Ka täna saab paketti vahetada kiiresti, kuid siiski nende reeglite järgi, mida turuosalised on ette kirjutanud. Füüsiline päev ette energiatarbimise prognoosimine ebabilansi jaoks on keeruline ja ka pikema perspektiivi prognoosimine fikseeritud pakettide jaoks muutub aina keerulisemaks. Kliimaministeeriumi poolt vaadatuna ollakse nendest probleemidest teadlik. Kuna direktiivi jõustumiseni on suhteliselt vähe aega, tuleb kiiresti leida lahendused. Ma saan nendest hirmudest aru. Siin ongi hästi oluline, et me turuosalistega, ka siis elektrimüüjate bilansihalduritega selle lahenduse läbi arutame. Ja nagu ma enne mainisin, siis tõesti ei tohi olla see selline, et tarbija üks päev tarbib ühest mõõtepunktist, teine päev teisest, et ta peab olema kindlate tarbimisüksuste raames piiritletud, et sellisel juhul ma seda muret tegelikult ei näe. Riigikogu töölaudadele on juba seaduse muutmise eelnõu, mis vabastab energiasalvestit topeltmaksustamisest, juhul kui neid kasutatakse mitme mõõtepunkti tingimustes.